tere, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Ma käisin telesaate filmimisel ja ta tegid mind nii ilusaks. Vaadake, mul on täiesti mimmu meik on ju, täiesti mimmu soeng. Nii et ilmselgelt ma pidin oma tänasesse graafikusse lisama YouTube'i video filmimise, sellepärast et ma ei saa seda meiki raisku lasta. Pidin minema peale seda saate filmimist trenni, aga ei, selle meigiga seda ma maa ei võta enne kui peab. Enne kui ma öösel magama lähen ja trenni ma täna ei lähe. Oh no. Ma mõtlesin algusest, et guugeldaks ennast selles videos, et noh, et mis see Google siis Sydney kohta ütleb. Seda ei mitte midagi ei öelnud. No tõesti mitte midagi, seega ma ei saanud enda guugeldamise videot teha. Küll aga ma otsisin välja mingisugused artiklid, mis minust kirjutatud on. Ja ma võtsin nagu pigem siuksed vanemad artiklid, sest et tänapäeval must lihtsalt ei kirjutata väga artikleid. Vahepeal kirjutatakse, aga üldiselt ma lihtsalt ei toimeta nii palju, et oleks piisavalt huvi traditsionaalsel meedial. Või noh, tegelikult selles mõttes tulin just telesaatest, nii et võib-olla siiski on mingi huvi. Ma kogusin endale kokku linke nendele artiklitele ja ma mõtlesin, et me käime täna koos läbi artikleid, mis minust kirjutatud on. Okei. Esimene artikkel, mis minust kunagi kirjutati, oli selline. See oli Kroonika artikkel ja selle pealkiri on naljavideo. Eesti YouTube'i täht Sydney Thompson parodeerib hitsaadet Su nägu kõlab tuttavalt. Ja teate, kuidas see esimene artikkel minust sündis? Kõige esimene asi, mis minu kohta üldse meedias oli, ma saatsin Kroonikale vihje. Ma kopeerisin selle videolingi, sest minu arvates see, et ma parodeerisin Su nägu kõlab tuttavalt, oli siuke lahe asi on ju, et sellest nagu võiks uudist tulla, sest tol ajal nad tegid nagu YouTuberite videote kohta uudiseid ja ma olin mingi, kus on minu uudised ja siis ma saatsin neile vihje ja ma kirjutasin selle vihje pealkirjaks literally üks-ühele selle lause, mis siin pealkirjaks on. Naljavideo, Eesti YouTube'i täht Sydney Thompson. Ma ütlesin iseenda kohta YouTube'i täht. Ma panin enda täisnime. Enamasti, kui ma iseendast räägin, siis ma olen Sydney, ma olen Sydney Thompson. Ja selle naljavideo kirjutasin ma ka ise sinna, sest et see video on naljakas. Ja kui te ei ole seda videot näinud, siis minge seda vaatama. Ühesõnaga, siin artiklis ei ole mitte mingit muud teksti. Täiesti null. Ainuke lisatud tekst on siuke ala pealkiri ja siin on kirjas Eesti YouTuber Sydney tegi näosaatest humoorika paroodia. Ja selle ma kirjutasin ka ise sinna. Nad lihtsalt üks-ühele võtsid mu selle vihje ja tegid sellest artikli, mis super. Ma kohe teadnud, et see nii lihtne on, ma oleks iga oma video neile sinna saatnud. No õigemini ei oleks, sest et minu arust selle vihje juba saatmine oli nii cringe, et ma ei suutnud nagu. Ja rohkem ma ei ole endast vihjanud ka, sest ma ei suuda teha seda, ma ei suuda teha asju, kui mul on enda üle cringe. Tänapäeval enam ei suuda, kunagi ma tegin neid asju kogu aeg. Järgmine artikkel, oi, sellest tuli skandaal. Sisulooja Sydney Thompson lapse saamisest. Mina ei soovi oma eluga riskida mõne loote pärast. Ma loen natuke, mis siin kirjas on. Sydney rääkis sünnitamisest ja laste saamisest eile oma sotsiaalmeedias. Noor naine tunnistas kindlameelselt Kroonikale, et last sünnitada ta ei soovi. Ma olen öelnud siukse kvoodi, mida rohkem ma sünnituse kohta uurin, seda hirmsam see tundub ja mitte ainult sünnitus ise, vaid ka just see kogu raseduse protsess. Kuigi tegelikult on lapse kandmine ja sünnitamine väga imeline asi, mida inimkeha teha suudab, siis ma hetkel siiski tunnen, et ega ma väga elevil sellest ei ole. Lapsi tahan ma kindlasti saada, aga hetkel ma küll tunnen, et mitte nii-öelda loomulikul viisil. 9 kuud kedagi enda sees kanda, vaevelda pidevate valude ja iivelduse käes. 9 kuud tunda pidevat väsimust ja hormoonide möllu ei kõla just kõige ahvatlevama kogemusena. Samuti sünnitamine tundub minu jaoks nii tohutult ebamugav kogemus. Lugesin, et 9 juhul 10 vajatakse sünnituse järgselt õmbluseid. Paljudel juhtudel võib sünnitus sünnitajale ka eluohtlik olla ja mina ei soovi oma eluga riskida mõne loote pärast. Muidugi nad panid selle kvoodi sinna pealkirjaks ka. Ja see, kui palju nagu tagasisidet see artikkel sai, see oli Kroonika päeva mingi top 3, kui isegi mitte nagu top 1 artikkel tol päeval, kui see välja tuli. Ja siis nad tegid veel omakorda artikli sellest, et see oli top artikkel ja et ma nii palju negatiivset vastukaja sellest sain. Ja see oli tõesti nagu crazy. Muidugi kõik need negatiivsed vastukajad olid absoluutselt kõik nendes kommentaariumites. No te teate täpselt, millised on Delfi kommentaarid, millised on nende artiklite Facebooki kommentaarid, need on õudsed ja hirmsad ja jubedad. Neid oli palju ja minu kohta tavaliselt nii palju kommentaare ei ole, aga selle peale, et ma ütlesin, et ma ei soovi last saada, mindi nii närvi. Õigemini mitte, et ma ei soovi last saada, vaid et ma ei soovi last sünnitada. See ajas Eesti rahva Malled ja Kalled nii margu, et nad lihtsalt pidid selle viha mu peal välja elama. Ja kas ma selle artikliga nõustun nüüd 25-aastasena, see oli, vana ma siin olin. Ma olin 21, kohe saamas 22. No ütleme niimoodi, et ma olen nende paari aastaga nagu natuke
natukene flirtinud selle ideega, aga ainult natuke. Noh, et võib-olla ma kannaksin ise oma last. Aga see tõesti on väga pisike nagu mõttekilluke mu peas olnud. Ma ei ole sellele nagu väga niimoodi mõelnud. Ma lihtsalt oma vaimu silmas näen, et minul on tulevikus lapsed. Ma tahan lapsi, ma olen alati lapsi tahtnud saada, aga ma ei tea, kuidas need lapsed sinna saavad. Ja see ei ole ka asi, millele ma peaksin isegi praegu mõtlema ja tahaksin praegu mõelda, ei taha. Ma lihtsalt tahan lapsi, see on kõik, see on täiesti ükstapuha, mis moel need lapsed tulevad. Ja alati, kui ma nagu mainin seda täiskasvanud inimestele, ma mõtlen päris täiskasvanuid, on ju, 40+ inimestele, siis nad kuidagi nagu matavad mu selle idee maha, et ma tahaks adopteerida. Küll on minu lähedased seda ideed maha matnud, küll on inimesed, kellega ma olen lihtsalt kokku puutunud, pannud nagu siukseid negatiivsemaid mõtteid selle asja osas mulle pähe, just nagu adopteerimise osas. Girl! Kui ma ei taha siit last välja sünnitada, siis see ei ole mitte kellegi teise probleem peale minu. See on ainult minu mure, see on ainult minu probleem. See, et mina ei taha last sünnitada võib-olla, ei tähenda seda, et neid lapsi ei sünnitataks praegu, samal ajal kui ma räägin mitmeid. Siis on Delfi teinud siukse artikli minust. Miks? Klõpsud. Sisulooja Sydney Thompson külastas Barcelona erootikamuuseumit ja jagas sealt põnevaid pilte. Ma tean täpselt, mis need põnevad pildid olid. Ja see põnev pilt on mina tussu sees. See on tõesti põnev pilt ja mulle väga meeldib see pilt. Minu arust ma näen siin hot välja ja see kõik, mis siin ümber toimub, on lahe ainult, et miks ei jope seal niimoodi pildi peal on, seega on natuke küll cringe. Siin selle Barcelona artikli all on literaali sama jutt jälle välja toodud, et noor naine tunnistas kindlameelselt kroonikale, et last sünnitada ei soovi. Jätke see 21-aastane noor rahule. Ta ütles 21-aastaselt, et ta ei taha last sünnitada ise. Big deal! Täpselt sama tekst. Terve rasedusprotsess tundub minu jaoks juba lii hirmutav. 9 kuud kanda kedagi enda sees, mina mingi loote pärast küll oma eluga riskima, aga okei, järgmine artikkel. Nad on mul niimoodi meedia nende väljaannete kaupa pandud siia, nii et me praegu oleme kroonikas omadega. Noor sisulooja Sydney Thompson avastas, et ta on hingelt vana inimene. Isegi mu naljad on buumerite naljad. 22-aastane sisulooja Sydney Thompson magas aastavahetuse maha, teeb imalaid nalju ja peab end buumeriks. Kas see on nagu statement, et kui keegi soovib teada, kes on Sydney, siis ta on 22, ta magas aastavahetuse maha, ta teeb imalaid nalju ja ta peab end buumeriks. See on see tutvustus, et enne kui sa maksad selle artikli eest, siis sa näed seda juttu. Sydney andis sotsiaalmeedias teada, et ärkas kell 12:30 päeval ning kuna ta magas 12 tundi, siis magas ta aastavahetuse maha. Crazy girl. Nagu ta ka ise tunnistas, siis midagi sellist ei ole temaga kunagi varem juhtunud. See on tegelikult väga tõsi. See artikkel on täiesti faktipõhine ja sellele järglesid imalad naljad. Naljad, mille püant on ilmselge. Läksin 2021 magama ja ärkasin 2022. Magasin aasta aega. Ja siis veel üks. Pole terve selle aasta jooksul veel kordagi vett joonud. Crazy, et sellest artikkel tehti on. Olid ajad nagu. Olid ajad, kui ma tegin lolle nalju stories ja sellest korjati lihtsalt üles ja tehti artikkel. Ma olin ikka relevantne. Issand, kõik tahtsid tükki minust saada. Nojah siis. Oi, siin on siuke controversial artikkel. Sellest ma saan aru, miks sellest teemast artikkel tehtud on, sest et sellega saab klikke. Telenägu purutab Eesti laulu suunas. Veerandfinaalid tehti selleks, et veel rohkem Eesti rahvalt raha kätte saada. Ja siin on pilt minust ja Tomi Rahulast, kellega mina algatasin Beefi, täiesti ise algatatud Beef, täiesti ühepoolne Beef. Ma nüüd olen nagu suuremaks kasvanud, et selliseid sõnavõtte ma võib-olla enam ei võta, eriti arvestades, et ma ei teadnud asjade tagamaid. Veerandfinaale ei tehtud selleks, et rahvalt rohkem raha kätte saada. Ükskõik kui ebameeldivad need veerandfinaalid ka olid Eesti laulul, siis see ei olnud see eesmärk, et võtame, teeme rahakotid tühjaks inimestel. Üldse see minu Tomi Rahulaga beefimine oli, no ma mõtlen nagu tagasi sellele, see on nii piinlik. See on nii piinlik. Tomi Rahula avalik vabandus Sydney Thompsoni poolt. Palun vabandust, et sa pidid taluma seda, et mingi noor, täiesti mõttetu tšikk möliseb ja möliseb ja möliseb ja arvab, et tal on kogu aeg midagi öelda ja arvab, et tal on täiesti õigus. Tol ajal, kui ma seda kogu aeg, lihtsalt kogu aeg, iga aasta avalikult seda Tomi Rahula maha tegin ja Eesti laulu maha tegin, siis mu ema ütles mulle kogu aeg, et Sydney ei ole vaja, sa ei pea igat asja internetti panema, sa ei pea igat asja ütlema ja mina väga kaitsvalt rääkisin vastu talle ja ütlesin, et nalja teed või? Ei rahune maha, panen küll kõik internetti, ütlen küll kõik avalikult ja suure suuga, sest see on mu töö, Karoliina, mulle makstakse palka selle eest. Nagu just see teema on mind nii palju vitsutanud. Ma olen nii palju nagu vitsa saanud selle teema pärast. Mind isegi paar aastat tagasi ei tahetud Eesti Laulule tööle lasta, sest et ma olin öelnud neid asja Eesti Laulu kohta ja siis ma läksin jälle omakorda närvi, et mis asja, et kriitikat ei oska vastu võtta ja mida iganes. Mida inimesed tihtipeale ära unustavad, on see, et ma olen väga noor veel tegelikult ja arvates
arvatavasti sina, kes ta vaatad, oled tõenäoliselt ka väga noor. Ja noorena asju öelda, mina olen arvamusel, et on okei. Ja sa võid olla natuke rumal ja sa võid olla natuke loll. Sa võid rääkida asjadest, millest sa väga ei tea. Ja ma olen sellest kuidagi nagu nüüd alles aru saanud ja ma andestan väga palju noortele. Ma väga tihti loodan ka seda, et ma puutun tööalaselt väga palju täiskasvanute, päris täiskasvanutega kokku. Inimestega, kes on elanud nii palju kauem, on nii palju targemad kui mina, teavad asjadest nii palju rohkem kui mina. Ma hästi nagu tihti mõtlen sellele, et huvitav, et kas nad minule ka vahepeal andestavad. Et kui ma nagu teen vigu ja ma teen rumalusi ja et kas nad nagu mõistavad seda, et ma tegelikult olen oma 20-ndates nagu alati loodan seda, et kui ma ei ole kõige professionaalsem või kui ma ei saa oma asjadega kõige paremini hakkama või ja ma nagu loodan, et Tomi Rahula mõistis ka seda, et ma lihtsalt olen loll ja ullike ja noorake. Et ma loodan, et need täiskasvad inimesed, kelle poole ma olen täiesti mõttetuid, ebavajalikke kommentaare öelnud, ei võta seda hinge ja et nad saavad aru, et tegu on 20-ndates noore inimesega. Nüüd, kui ma 25 olen, et mul kuidagi tõesti see aju nagu areneb. Ma kuidagi nagu näen maailma natuke teistmoodi. Veel üks asi, emadel on alati õigus. Täiesti alati ka õigus ei ole, aga enamjaolt emadel on õigus, et kuulake oma vanemaid. Mis meil meest on kirjutatud? Minust tehti Eesti Ekspressi siuke pikem eraldi lugu. 22 aastane olin siis, kui ma seda juttu rääkisin ja selle artikli põhimõte on see, et ma ei julge helistada. Ja miks ma selle artikli siia nüüd nagu sisse võtsin, on see, et ma olen 25, sellest artiklist on möödunud 3 aastat. Ma ikka ei julge helistada. Tõesti südamest ei julge helistada. Ja ma juba arvasin vahepeal, et ma olen sellest paremaks saanud, et see ei ole nagu nii hull enam. On küll. Ma ei taha helistada. Ma tõesti ei taha helistada. See pilt, mis siin artiklis on nii kohutavalt kole. See on kõige koledam pilt, mis minust internetis eksisteerib. Ja see artikkel läks veel nagu prinditud lehte, nagu päris lehte ka. Mul on kodus see olemas ja see on nii kole pilt. Nagu me käisime 5- ja Pulubiga Rootsis Eurovisiooni eelpeol. Kuidagi tuli teemaks seal see, et mulle ei meeldi helistada ja et mul on isegi artikkel selle kohta, et mulle ei meeldi helistada. Ja siis üks Miinuste liige palus, et et aga saada mulle selle artikli link, et ma tahaks lugeda. Ja ma ütlesin talle ja ma ei saatnud mitte kunagi seda linki ainult selle pildi pärast. Also, telefon, vaata, mis ma siin näitan, oli see taustapilt, ma vahetasin selle ära, sest et tegelikult mu taustapilt oli mu tüdruksõbrast, aga ma ei tahtnud, et Eesti Ekspressis üldse tegelikult väga inimesed ei teadnud, mu ema isegi ei teadnud tolle ajal sellest asjast veel midagi. Ma ei saanud ju Eesti Ekspressil olla mingi look at my girlfriend. Siin on videoreportaaž, mida teeb grillfestil veganist suunamudija. Meie teele sattus ka suunamudija Sydney Thompson, kes ise liha ei söö, kuid tal oli ideaalne põhjus kohal viibimise. Mis mu ideaalne põhjus oli, miks ma läksin grillfestile isegi, kui ma liha ei söö? Appi, kui palju teil on reklaame siin? Ma siit grillfestilt üles leidnud nüüd Sydney Thompsoni, kes on paljudele tuttav YouTube'ist ja ka kõige parem kaaslane, mis on praegu Andrei Savaki üks lemmiksaatetest ja niimoodi. Sydney, kas sa sööd liha? Ei. Mis sa grillfestil teed? No siin müüakse friikartuleid ka. Ma olen pärnakas, ma ei saa mitte grillfestil olla, sellepärast. Kus on siis kõige paremad friikartuleid, kus me peaksime neid otsima? Kusjuures ma ei ole söönud veel, aga ma nägin kuskil alguse poole olid sellised üli nagu crispid, sellised siksakilised friikartuleid ja ma leikava. Aga Kairit Äikepäike Tuhkanen esineb ka siin pealaval täna 23. Esines. Need samad friikad, millest ma siin grillfestil rääkisin. 2023 grillfestil. Käisin nagu mitu õhtut järjest ja siis üks õhtu ma läksin endale friikaid ostma ja palusin natuke salatit juurde panna ja ma maksin 15 eurot selle eest. Friikate ja kapsa eest. Ja siis ma sõin neid 15 euroseid friikaid ja need isegi ei olnud head. Ja nagu näha, siis ma ei ole sellest siiani üle saanud. Aga suvel siis grillfestil näeme jälle, jah? Siin on järgmine videoartikkel ja see on... Selle artikli pealkiri on Sydney Thompsoni Evert Poomi pidu algas äpardusega. YouTuber prantsatas Sevakini ja Valtingu peol vette. Sinu käes ma pean kohe esimesena küsima, kas sa oled nüüd kuiv? Ei ole. Aga seda ei ole näha, et ma märg olen. Ma kukkusin siia vette ja mul on põlv katski ja ma olen niiske igalt poolt. Kus see info välja tuli juba? Reaalselt! Andriil ja Robinil tuli saade Elisa Hubi, kus nad käisid USAs ja siis meid kutsuti sinna esilinastusele ja see toimus Vale galeriis ja seal Vale galeriis on basseinid, kus ujuvad kalad ja seal on siuke väike õrnake ülekäik ja ma kõndisin, Evert kõndis minu kõrval ja siis ma nägin, et me oleme nii nagu koos, et ma võtan sammu kõrvale, et meil on nagu
rohkem ruumi ja see vesi, see bassein oli hästi tasase pinnaga. Ma ei saanud aru, et see on bassein ja ma astusin lärvaki sinna basseini sisse, lendasin kuidagi kõhuni vette esitluspeol, seal on nagu suured nimed on seal peol, seal on ajakirjanikud ümberringi ja ma astusin sinna vette sisse ja see oli nii piinlik, ja siis ma läksin vetsu ennast kuivatama, ma olin täiesti läbimärg, mul oli põlv sukapükstel katki ja verine ja siis ma proovisin kuivatada ennast veel mingi puhuri all, no ei õnnestunud on ja ma ei saanudki kuivaks ennast, aga õnneks mul olid mustad riided, sealt ei olnud õnneks väga hästi nagu aru saada, et ma olen täiesti läbimärg. Ma olin seal vetsus ja mul oli nii piinlik, et ma mõtlesin, et ma lähen koju ära, ma ei taha siin olla, aga siis ma otsustasin, et tead mis, täiesti suva ja ei läinudki koju. Selle asemel andsin Reporterile ja Elu24-le ja Kroonikale artiklid selle kohta, et tere, ma just kukkusin vette, nii on, tõesti nii on. Me oleme jõudnud Õhtulehte omadega. Järjekordne piinlik lugeda. Muidugi see on Eesti Laulu kohta. Eesti Lauluröst kuldne heterokett ajab saatejuht Sydney vihaseks. Aapi, jäävaid, Sydney reaalselt jäävaid. Nüüd, kui ma olen teinud seda Eesti Laulu reaktsiooni videot, siis ma olen vägagi maha tõmmanud seda, et ma ei kommenteeriks absoluutselt muusikavideoid. Lihtsalt vaata, vahepeal on siuksed laulud, mille kohta sa ei oska mitte midagi öelda. Ja siis sa pead muusikavideot kommenteerima. See kuldne heterokett tõesti ajas mind vihale. Issand jumal, terve see artikkel on kohutav lihtsalt. Sydney sõnul oleks kahetsusväärne, kui Eesti saadaks taas Eurovisioonile keskealise valge mehe. Sellest sain raudselt sitta siin kommentaarides. Lugude muusikalise kvaliteedi kõrval on Sydney jaoks sama oluline või veelgi tähtsam esitaja sugu, nahavärv ja seksuaalsus. Kes see ütleb nii? Oh my god, issand, sellest tehti ka. Ja, nüüd ma mäletan. See sama lause, mis siin on. Täiesti valesti sõnastatud quote minu videost. Varro Vooglaidul on ju mingi YouTube'i kanal, kus ta möliseb kogu aeg. Kas siis sellel samal kanalil või mingisugusel analoogsel konservatiivsete meeste YouTube'i kanalil võeti see jutt teemaks ja sellest tehti full video. Küll mind ajab see heterokett närvi ja küll minu jaoks on väga oluline, et mis nahavärviga Eesti esindaja on. Mida te ajate mulle nagu? Kes selle artikli muideks üldse kirjutas? Paneme kohe tanki. No muidugi ta on ennast pannud siin anonüümseks. Ära muidugi ütle, kes kirjutas minu kohta siukest java. Kui te tunnete mind inimesena päriselus, kui te tunnete mind inimesena läbi sotsiaalmeedia, siis viimane asi, mida mina kõva häälega välja ütleksin, on see, et minu jaoks on nii tähtis, kui vana inimene on ja mis värvi on ta nahk ja mis on tema seksuaalsus ja on ja. See on reaalselt mu jaoks nii suva. Mida ma seal videos ütlesin, oli see, et mulle meeldis, et Anna Salini videos oli representatsiooni. Seal muusikavideos oli erineva nahavärviga inimesi, seal oli erineva seksuaalsusega inimesi, seal oli erineva suurusega inimesi, seal oli väga palju inklusivitit. Mis kuradi sitt pannakse artiklisse, et näe, terve Eesti vaadake, see noor tšikk on ja ta on rassist ja homofoob ja vanusefoob, mida iganes. See on küll täiesti Õhtulehe süü, et ma siukse sita rahe kaela sain tookord sellest. Aga mida ma nagu tegelikult tahtsin selle artikli kohta öelda on see, et Franz Tikerpuuga me rääkisime asjad selgeks. Me rääkisime selle heteroketi teema selgeks, ta call out'is mind ja mul oli väga piinlik. Enam ma siukseid kommentaare ei tee. Me elame ja õpime, on ju. Nii, mul on paar artiklit siin veel. Sky portaal. Ameerikasse kolinud sisulooja Sydney Thompson sai riigis mitme ootamatu üllatuse osaliseks. Sealse elu üks reaalsustes on noore neiu enda tulevikuplaanide osas kõhklem pannud ja mul oli suur plaan ja unistus, et ma kolin USA-sse. Ei koli. Ma ei lähe sinna USA-sse elama kohe kindlasti mitte. Ma olen siin välja toonud selle, et üks öö haiglas läheb patsiendil maksma $900. Crazy. Veel ühe üllatavada tõsiasjana toob Sydney välja, et ei osanud oodata, kui palju kilekotte ameeriklased kasutavad. Ka tõsi. Iga poest ostetud toode pakitakse eraldi kilekotti ning kui sellest keelduda, saadavad siin tõeliselt üllatunud pilgud. Väga tõsi jutt. Sky on alati minust teinud väga tublisid ja viisakaid artikleid. Aitäh teile selle eest. Nad ei ole väga võtnud seda teemaks, kui ma mingit lollust ja jaburust kuskil räägin, et nad pigem on nagu alati mind positiivsel noodil näidanud, mis on väga tore. See USA asi, ma pool elu unistasin sellest, et ma kolin sinna Ameerikasse ja ma kolisingi, ma elasingi 3 kuud Ameerikas, mis muideks tihti küsitakse, et millal ma jälle Ameerikasse kolin. Et me igatseme vlogmasse. Esiteks vlogmass on ainult jõuludel. See ei ole lihtsalt, et ma lähen Ameerikasse ja teen vlogmassi, see ei käi nii. Aga ei, sinna Ameerikasse ma kindlasti ei koli. Ma absoluutselt ei kavatse sinna kolida mitte kunagi, ma arvan. Kui seal asjad muidugi
kuidagi nagu väga hästi korda ei lähe. Nüüd ma vaatan TikTokis Liina Raud TikTokke. No veel vähem ma tahan sinna Ameerikasse ronida ses mõttes. Puhkusele kindlasti kavatsen veel minna Ameerikasse kindlasti. Nii, mul on veel üks Sky artikkel. See on selline ankeet, nagu sisulooja ankeet. Ja ma mõtlesin, et kuna siin on kirjas, et mu vanus on 19, siis vaatame korra, mida ma 19-aastasena rääkisin. Siin on pandud siuke pilt minust, mis on täiesti edititud. Ma olen ennast palju skinimaks siin pildil teinud. Minu elu moto on be yourself because everybody else is taken. Vaata, tolle ajal see oli nagu päriselt mu elu moto. Nüüd see on lihtsalt naljakas lause. Aga ma selles mõttes, et ma ikkagi nagu nõustun sellega. Minu arust see on väga inspireeriv ja ilus lause. Ole sina ise, sest kõik teised on juba võetud. See on nii tõsi nagu. Nii tõsi. Kas üks asi saab olla rohkem tõsi? Kui minu koha peaks võtma mõni loom, siis see võiks olla. Ja siis ma vastasin, et koer. Lihtsalt sellepärast, et kõik armastavad koeri ja ma tekitaks paljudele rõõmu. Jah, kui teleporteerumine saab võimalikuks, siis hakkan igapäevaselt käima. Ausalt öeldes ma arvatavasti kuritarvitaks seda võimalust. Ma varastaks poest toitu, rööviks panka ja nii edasi. Kas ma nõustun sellega siiani? Ma arvan, et mu esimene mõte ei ole 25-aastasena see, et ma rööviks poest süüa. Samas, kurat, vaata, tol ajal olid nagu hinnad odavamad. Ma võib-olla isegi tõesti varastaks poest süüa ja palju. Aga ma läheks reisile. Kui ma saaks teleporteerida, ma reisiks. Kui ma saaksin olla ühe leiutise autor, siis see oleks. Uut leiutist ma ei paljasta, sest siis varastab keegi teine mu idee ära, aga kui ma peaksin minema ajas tagasi ja leiutada midagi, siis ma teeks Frozeni enne, kui see film tegelikult välja tuli. Kujuta ette, kui lahe oleks öelda, et mina olen Frozeni autor, legendaarne. Mis kuradi vastus? Kuule, tõmba normiksid nii, ei teeks. Ma ei tea, ma lihtsalt arvan, et ma üritasin naljakas olla, see on täiesti cringe vastus. Bussi aknast välja vaadates kujutlen, et olen. Mulle meeldib ette kujutada, et ma olen Ariana Grande. Mida? Ariana on tohutult hämmastav inimene ja ma olen temaga sarnane ainult oma mõtetes. Siis ma mängingi, et olen see vinge Ariana Grande, kuigi ma tegelikult olen ikkagi sama igav Sydney nagu alati. Ma ei saa aru, mida see 19-aastane Sydney mulle räägib. Millal ma kujutasin ette, et ma olen Ariana Grande? Kui ma nagu tagasi mõtlen, mul ei ole ühtegi situatsiooni peas, kus ma päriselt kujutaksin ette, et valetan. Täiega olen mõelnud, et ma olen Ariana Grande. Jah, tegelikult see vastus võib-olla on täiesti tõene. Issand jumal, küsimus. Elu oleks väga kurb, kui maailmas ei oleks ja ma vastasin, et ilma koerteta ja meemideta ei saaks ma oma eluga hakkama. Kui raske oleks elada maailmas ilma meemideta? Selles mõttes, et tal on õigus, aga noh, kas tõesti? Keegi ei tea, et kuulan salaja ja minu vastus on, ma kuulan väga palju muusikat sarkastiliselt. Näiteks Victoria Villigu räpp on mul tihti kuskil mängimas. Samuti Kappa Baby autosõit ja Jacob Sartoriuse lood. Täiesti faktipõhine vastus, see on õige. Ma kuulasin väga palju Victoria räppi. Ma siiani quote'in Victoria räppi. Ma siiani vahepeal lihtsalt hakkan räppima Victoria räppi. Kappa Baby autosõitu ma ei ole ammu kuulanud. Jacob Sartoriuse lauli ma kuulasin väga palju. Üle kõige olen enda elus uhke, oma inglise keele oskuse ja selle, et ma enam nii vastik inimene ei ole, nagu ma kunagi olin. Ja, mu inglise keel on tõesti hea. Kõige varasem muusikaga seotud mälestus. Ja minu vastus on, et kunagi hästi väiksena ma ootasin emmet nuttes koju ja siis ma mõtlesin laulu välja ja otsustasin, et mäletan seda laulu elu lõpuni ja mäletangi. Ja ma võin selle video lõpetuseks teile seda laulu laulda, mille ma tõesti mõtlesin välja 4-aastasena, 5-aastasena. No see ei ole tervenisti minu välja mõeldud, aga ma otsustasin küll tol hetkel, et ma mäletan täiesti oma elu lõpuni seda laulu. See käis nii, et lapsed tuppa, tali tuuleb, külmad ilmad, talvetuuled. Lapsed tuppa, tali tuuleb, külmad ilmad, talvetuuled. Aitäh, et te minuga natuke minu kohta lugesite. Ma loodan, et te austasite minu tänast soengut ja minu tänast meiki. Wow! See Sydney on nii ilus, täiesti wow! Ja ma loodan, et see oli teie emotsioon seda videot vaadates. Näeme teiega juba varsti. Tšau!